Tere! Joonas minu nimi ja näitan teile täna meie Directo uut liidestust. Ehk saime selle tegelikult valmis umbes 2 nädalat tagasi ja esimene tagasiside kasutajatelt on olnud väga positiivne. Põhimõtteliselt, mis muutub, on see, et kui enne meil oli üks liidestus Directos, kus sai ükshaaval dokumendid Directosse saata ja siis erinev liidestus selleks, et saata aruandeid, siis nüüd on nad mõlemad nagu ühe liidestuse all. Et kasutajal on võimalik saata dokumente ükshaaval, näiteks ostuarveid e-mailiga saata sisse ja samas ka teha äpis aruandeid. Teha kuluaruandeid või lähetusaruandeid ja lähetusaruandel tulevad kaasa isegi päevarahad. Jah, nii, aga okei, ma siis kohe demon ka, kuidas see töötab. See on siis meie äpp, milline ta välja näeb, et seda äppi on võimalik avada ka arvutiga. Hästi paljud raamatupidajatel tegelikult meeldibki hoopis arvutis kasutada teda, sest ekraan on suurem. Aga muidugi võib ta olla ka telefonis. Tavaliselt kasutavad mobiiltelefoni seda, kus saab teda alla laadida Androidi või Apple'i poest. Ja selline ta välja näeb ja ma näitan kohe, kuidas see uus aruande funktsionaalsus töötab. Et lähen siia paremale äärde, võtan uus aruanne. Siin saab teha lähetusaruande, siin on rohkem informatsiooni vaja, kuhu läksite, mis oli eesmärk, algus, lõpp ja saab ka päevarahad lisada või teha lihtsalt kuluaruanne. See on lihtsam. Panen siia kuluaruandele nime. Saan siia lisaks juurde kirjutada vabas vormis asju. Näiteks vahel on see, et kui tahetakse teha aruandeid niimoodi, et ta on projektidega seotud, siis saab siia kirjutada projekt, näiteks 555. Et saab ära siduda selle, aga ei pea niimoodi tegema. Siis vajutan salvesta. Nüüd olemegi selle aruande sees. Lähen siit tagasi. Rohkem aruandeid. Näe, siin, jah, üleval siin on see esimene aruanne olemas. Ja nüüd ma lisan siis mõned dokumendid siia. Teeb pilt arvutis, siis ta võtab lihtsalt, ta teeb kahti nagu kausta, kus mul on need erinevad failid. Nüüd ta küsib, kas kuulub hüvitamisele või ei kuulu, et kas maksin eraisikuna, et kuulub hüvitisele, et soovin, et ettevõte maksaks mulle kui eraisikule tagasi selle või ei kuulu. Siis küsib, kuidas maksti, võtan näiteks firmakaart ja siis ta küsib, mis see kululiik oli. Paneme näiteks transpordi. Ja siis on võimalik siia kommentaar lisada, pluss ta all näitab eelmised kommentaarid, mis ma olen lisanud. Samamoodi on võimalik teha projekt 1, projekt 2, projekt 3. Ja kui te järgmist dokumenti lisate, siis ta siin all näitab seda eelmist projekti nime. Proovime ka siis ka. Paneme projekt 4. Projekt 4. Nii, ja siis lähen edasi. Sellel ettevõttel on siis robot digiteerimine, mis tähendab, et kohe näidatakse teile kõik tulemused. Siin on kõik tulemused näha. Saate pilti ka vaadata, kui soovite. Kui need on õiged, siis lähete lihtsalt edasi, saate editida, saate ära võtta ja siis ma võin panna edit, siis ma saan uuesti, saan valida, mis see nagu on. Panen lihtsalt edasi. Nii, nüüd meil on üks dokument siin olemas, siin aruandes. Lisame veel siia ühe dokumendi. Ma lähen nüüd juba kiiremini üle nendest sammudest. Nii, siin ta ei leidnud dokumendi numbrit. Lähen edasi, siis ta küsib, mis see dokumendi number oli siin. Ja kui ma nüüd neid numbreid sisestan, siis ta ka pakub välja, mis number nagu dokumendilt võib olla see number. Lihtsalt ütlen, et jah, näe, see oli dokumendi number. Edasi. Nii. Ja nüüd mul on see aruanne olemas, mul on siin 2 dokumenti, kui ma tahan teda Directos saata, vajutan lihtsalt seda nuppu. Ma näitan paari väikest asja veel, mis teha saab ja siis vajutame seda nuppu ka. Ja see aruanne ei pea tegema kohe valmis, te võite jätta ta lahti ja kuu aja jooksul kogu aeg juurde lisada. Ja oleme isegi ehitanud niimoodi, et lähme välja. Näiteks teete nüüd hiljem uuesti selle
äppi lahti, panite need 2 dokumenti ära, teete hiljem uuesti lahti. Nüüd hakkate kohe siit lisama, et teie pilt, unustate nagu üldse aruande avada. Et muidu tavaliselt lisatakse aruandesse siis kõigepealt lähme aruande sisse ja siis lisame dokumendi. Aga näiteks unustate avada, hakkate lihtsalt siit lisama. Lähte siit ei kuulu, kaart vajutate need järjest, seote sama projektiga ära, siis ta siin küsib nagu üle, et äkki ikka soovid nagu lisada seda aruandesse, et need on minu need 2 lahti olevat aruannet, mis ei ole veel ära kinnitatud minu poolt, et kas soovid nendesse lisada või soovid üldse uue aruande luua või saab ka otse saata tarkvarasse, et ma seda dokumenti mingil põhjusel ei tahagi aruandesse lisada, et näiteks ma hakkasin firmakaardiga ja tahan otse saata ta raamatupidamisse, siis saab ka selle nupuga saab otse saata direkt ossada. Aga ma lisan ta sellel korral sellele aruandele, mis me tegime uuesti, siis nüüd ta jääb küll natuke topelt. Aga nüüd ta tuli ka siia aruandesse, ma panin lihtsalt ühte dokumenti 2 korda, seepärast jääb natuke topelt. Nii, ja ma näitan veel ühte asja, mida küsitakse, on see e-mailiga dokumentide saatmine. Ehk siis igal ettevõttel on üks nagu põhi e-mail, lähen tagasi ja lähen settingutesse. Siis siin üleval on see nagu see põhi e-mail. See on nagu arvet e-mail, äkki ütleme siis niipidi. See on minu nimi pluss ettevõtte nimi @costpocket.com. Ja kõik dokumendid, mis siia saadetakse, lähevad otse edasi raamatupidamiste tarkvarasse. Ma isegi võin näidata teile, kus see käib. On selle, kopeeri e-mail, lähen e-maili. Mul on siin üks Sony arve. Nii, panen forward. Kui ma soovin mingit kommentaari või midagi kaasa lisada, siis ma panen edit subject, et kõik, mis te panete pealkirja väljale, läheb kommentaarina kaasa. Siia. Selle e-maili siia saan kirjutada ka projekt 4. Et kõik asju võin ka selle olema siit ära võtta või palun maksa, võin ka kirjutada raamatupidajale. Maksa ära. Ja vajutan lihtsalt saada ära. Siis ta natukese aja pärast tekib meil siia teiste dokumentide hulka. Siia alla peaks tekkima. Ja siis ta saadetakse ka automaatselt edasi. Ja sinna e-mailile võib saata PDF, JPG, PNG, isegi HTML faile, ehk siis kui on selline arve, kus arve sisu ongi, tähendab selline e-mail, kus see e-maili sisu ongi arve, et seal nagu ei olegi manust. Need samamoodi, loeme sisse, digiteerime ära, saadame Directosse edasi. Ja võib ka saata mitu manust. Et tegelikult isegi kuni 100 manust võib olla. Siis võite tohutu koguse neid manuseid sinna juurde lisada. Ma usun, et see on see nüüd see arve siin. Ja ta näitab ka, et on juba saadetud, et ta selle üksiku saatis kohe ära. Ehk siis ongi igal ettevõttel mitu erinevat e-maili aadressi, et üks ongi see, kus on nagu arvet e-maili aadress, kus kõik dokumendid saadetakse otse edasi. Aga vahel juhtub ka niimoodi, et soovite seda e-mailis olevat dokumenti lisada aruandele juurde, siis aruandel on ka olemas oma e-maili aadress. Ta on selline hästi pikk, et ongi aruande nimi pluss minu nimi pluss ettevõtte nimi, et costpocket.com, kopeeri e-mail, siis ta võtab terve selle, et praegu siin on see lõpp on nagu kaduma natuke läinud. Ja samamoodi saab siia aruandesse saata dokumente juurde. Võtame selle sama Sony arve. Teeme forward. Teeme nüüd niimoodi, et ma ei muuda isegi pealegi, ma lihtsalt saadan ta lihtsalt siia aruandesse juurde. Jah, et ongi nagu 2 erinevat e-maili ja tegelikult tänasel päeval on juba üle 43% kõikidest dokumentidest saadetakse sisse e-mailiga. Me näeme seda, et see on nagu tõusev trend ja aina rohkem ettevõtjad teevad selliseid väikseid oste krediitkaardiga läbi Amazoni, Alibaba, Google, Facebook, igasugused nagu interneti mikroostud on, mida nagu aina rohkem tehakse. Nii nüüd värskendasin ära ja see dokument on ka meil nüüd siia jõudnud. Ja nüüd ma panen lihtsalt aruanne valmis, kindel, jah. Ja
teeb selle aruandeks ja saadabki Directosse edasi. See on siin natukene eksitav, et tegelikult ei saadeta teile seda emailile, võtame selle kohe lähiajal ära siit. Nii, ja nüüd raamatupidajale huvitavam pool, et kuidas nad Directosse jõuavad, siis tulevadki kõik dokumentide transpordi alla. Nii, uuenda ka. No, eeldan, et see on siin see kõige viimane aruanne. Lahti. Nii, siin on see eelvaade, natuke suuremaks ka. Siin on see nagu kokkuvõttev leht, esimene, ja siis need pildid on ka siin kõik ilusti järgi olemas. Ja siis, mis on võimalik, ongi ostuarve, sissetulek või kulutus. No, üldiselt aruanded lähevad kulutuse alla. Kulutus. Nii, ja siin ta on. Samamoodi see PDF ja need lisadokumendid. Ja siin on see nagu andmete väli. Pluss tüübi alla tuleb see, mis nagu äpist lisati, mis kululiik lisati. Ja Directos on võimalik niimoodi seadistada, et kui see tüüp on, ta lisaks kindla konto ja kindla käibemaksukoodi. See on nagu päris palju võimalik ära automatiseerida. Et siit on ka näha, kuidas meie raamatupidaja on selle ära automatiseerinud. Nii, suures plaanis vist ma käisin kõik asjad üle, mis ma tahtsin tegelikult näidata. Jah, et aitäh teile!